Värav 20 ja püha kohalolu. Kui kohal oled sina oma elus? Ja kas sa märkad ka seda, mis toimub sinu kehas, mis toimub sinu suhetes, mis toimub sinu kodus ja maailmas sinu ümber? Kas sa märkad võimalusi, mida elu sulle siin ja praegu hetkes pakub? Või siis elad sa omaenda peas? Oled tulevikus, oled minevikus, oled kusagil mujal, tormad ringi, oled pidevalt hõivatud, teed midagi tegelikult aru saamata, mida sa teed ja miks sa seda teed ja miks sa selle tegemist jätkad ka siis, kui tegelikult mingeid tulemusi ei ole. Tere tulemast, Värav 20. Nüüd, kui sa kuulad seda videot praegu 20. värava transiidis, siis tegelikult tegemist on parima ajaga, millal aeglustada, teha üks selline hästi teadlik paus. Jõuda kohale oma kehasse, oma ellu. Tulla tagasi selle maagilise sakraalse vastuse juurde ja miks ma räägin sulle küll ometigi 20. värava juures sakraalsest vastusest? Sest et värav 20 on maandatud 34. väravasse. 20 ja 34 moodustavad kahe peale ainsa manifesteerivate generaatorite kanali. Jah, sa võid olla manifesteeriv generaator ka muud moodi, näiteks siis, kui su emotsioonid on ühendatud kõriga ja su sakraalkeskus on defineeritud, aga 2034 on ainuke kanal, mis ühendab sakraali otse kõrisse. Mis tähendab seda, et kuna 20. värav on maandatud 34. väravasse, siis transiidi võtmes on üli oluline, et sa märkaksid oma keha ja märkaksid oma kehalisi aistinguid. Ja mida on võib-olla veel kohe oluline sulle ära mainida, eeskätt siis transiidi ja 2034 kombo võtmes, et kui sa vähegi saad, siis väldi reaktiivsust. Väldi eriti sellel ajal reaktiivseid tegusid. Tee, mis sa teed, aga püüa vastata teadlikult, tekita see selline vahepuhver, mingisuguse välise impulsi ja siis vastuse vahele. Ja kui vähegi saad, siis vasta selgusega ja tegutse teadlikkusega. Ja see on nagu hästi oluline värav 20 puhul, sellepärast, et värav 20 loob päris mitu erinevat ühendust ja on hästi mitmekülgne aktivatsioon ja ma päris kindlasti ei jõua sulle praegu sellest kõigest lähemalt rääkida, aga ma püüan kuidagi võib-olla hetkes kõige olulisemana tunduvad nüansid ja aspektid välja tuua. Ehk siis siuke kõige põhilisem teema siin on see, et teadlik vastamine, teadlikult loodud elu. Elu toob kohale, värav 20, hästi vastuvõtlik, tark, naiselik energia taaskord. Et ma võtan vastu selle, mida elu mulle toob, mis tähendab seda, et siin on ka tegelikult võime aktsepteerida seda, mis elus toimub, andmata hinnanguid. Nüüd, kui ma ütlen, et võtta vastu see, mida elu toob, ei tähenda automaatselt ja mitte mingisugusel juhul. Ei tähenda see seda, et peaks jah ütlema kõigile võimalustele, mida elu pakub. Sest et eeskätt 2034 transiidis päris kindlasti elu pakub sulle ohtralt võimalusi raisata tühja oma energiat, pühenduda hooletult, lihtsalt nii-öelda ringi rallida, kulutada aega, kulutada raha, kulutada energiat ja mitte jõuda kuhugi. Ehk siis hästi hea on aeglustada ja hästi hea on aeglustada eriti siis, kui kõik teised sinu ümber muutuvad võib-olla hästi tormakaks ja konkureerivaks. Tavaliselt 20. värava transiit on see aeg, kus väga paljud inimesed kukuvad kohe sellisesse 34. värava varjupoolde. Ehk siis esimene olemine, kiiresti kohale jõudmine, konkureerimine, kellelegi ära tegemine, kuhugi edetabelisse pürgimine, see kõik muutub vähemalt mingite inimeste jaoks hästi aktuaalseks. Ja hästi tihti kogu selle sellise hooletu rassimise tulemus on marginaalne. Ehk siis kujundlikult ma võiksin seda võrrelda sellega, et kujutad sa nüüd ette, et sa nüüd kulged rahulikult kaherealisel maanteel. Sõidad ja järsku kõik inimesed sinu ümber hakkavad nagu hullult rallit sõitma. Nad hakkavad nagu metsikult kiirendama, osad põrkavad kokku, teised sõidavad teelt välja ja siis nagu mingisugune tüüp jõuab järgmise kaugustas asuva foorini nagu vahetult enne sind. Ja siis sa lihtsalt peatud, on punane foori tuli ja sa peatud täpselt tema taga. Ja ta on sõitnud nagu hullu rallit, eluohtlikud manöövrid ja võib-olla on kellegi teise teelt välja ramminud lihtsalt selleks, et
jõuda samale ristmikule samal ajal, kui sina seda teed. Ja võimalik, et äkki ta jõudis hoopis veel sellesse kõrvalritta ja sina stardid peale seda rahulikku kulgemist väga palju kiiremini. Võimalik, et on kogu selle rapsimisega enda energia ära kulutanud ja tal ei olegi nagu seda päriselt kiireks stardiks vajalikku energiat enam. Ehk siis hea vältida tormakust. Ja värav 20-st rääkides tegelikult on üleüldse, kui sul on värav 20 aktiivne. Ja palun ole hea ja kuula seda, mida ma sulle räägin, ka siis, kui sul on aktiivne värav 10 või 57 või 34 või mingisugused kanalid selles jadas, sellepärast et kogu see ülimalt individualistlik jada on hästi tihedalt omavahel seotud. Ja kogu selle ülimalt individualistliku jadaga on hästi oluline alustuseks värav 10 enesearmastus. Et sa tegelikult austaksid ennast, austaksid teist, austaksid elu pühadust, et sa tegutseksid ja langetaksid ikkagi otsuseid ja valikuid ennast armastavast, elu austavast kohast. Ja siis on ülihüüber oluline, et sa üle kõige kuulaksid ja usaldaksid oma intuitsiooni. See värav 57 ja tegelikult ka põhjus, miks me nii tihti kukume välja kohalolust, et nii kui mängu tuleb selline hirm muutuse ja hirm tundmatu tuleviku ees, või siis paratamatult mingisugune kahetsus, mis on seotud sellega, mis jääb minevikku või mis juba oli ära. Et jällegi me võime siin pikalt rääkida ka sellisest vastupanust muutusele ja klammerdumisest, põrnakeskus ka on ju, et igal juhul värav 57 ja see võime süvitsi tajuda, märgata seda, kus on sisu ka, kus pakendi sisu lähevad kokku, märgata seda, mida inimesed tegelikult sõnade tähenduste taga peituva energiaga edasi tahavad anda. Mida teine ütleb tegelikult midagi ütlemata või mida ütleb teine inimene sõnade tähenduse taustal. Tead ju küll, kuidas me väga tihti nagu ütleme justkui ühte, aga samas see energia seal taustal ütleb midagi muud. Vot see. Et eriti, kui sul on see aktivatsioon, kui sul on värav 57, siis usalda vaibi üle kõige, vaib ei valeta. Ja siis on meil otse loomulikult värav 34, millest ma nagu põgusalt sulle juba transiidivõtmes rääkisin, aga värav 34 on ainus sakraalkeskuse energia, millel ei ole sellist seksuaalset või nagu enamat loovat kvaliteeti, selle ainus eesmärk on väestada indiviidi. On tagada sinu ellujäämine, sinu elus edenemine ja 2034 muudab erakordselt karismaatiliseks, atraktiivseks, ligitõmbavaks. Ja siin tuleb mängu ka just nimelt seesama manifesteerivate generaatorite kvaliteet. Et nagu tunnetades läbi, tegutsedes teadlikkusega, elu toob kohale, ma märkan, ma tunnetan, mul on see tõehetk, ma vastan ja ma tegutsen selguse ja teadlikkusega. Ja siis on mul võimalik olla väga kiire, väga täpne, edeneda metsiku kiirusega ja tegeleda ka mitme erineva asjaga paralleelselt. Lisaks sellele siin on suurepärane kingitus, võime eristada seda, millele tasub anda oma tähelepanu energiat, kui kaua tasub seda seal hoida ja millal on aeg lasta millelgi minna. Ehk siis värav 20 ja see maagiline kohalolu, see hetk, kus kõik on võimalik, see üks hetk, mis võib muuta sinu elu. Kõik võimalused, kogu potentsiaal on siin ja praegu. Ja värav 20 annab sulle võimaluse käes oleva hetke, iga hetke, potentsiaali maksimaalselt, ennekõike enda heaks, aga parimal juhul ka siis ka teiste inimeste heaks, tööle panna, rakendada. Sa märkad võimalusi ja sa märkad ka selliseid võimalusi, mida ei märka keegi teine. Ja väga võimalik, et värav 57 annab sulle võimaluse märgata neid veel enne, kui keegi teine märkab. See ongi see manifesteerivate generaatorite magic, on ju. Ja ma nägin, ma märkasin, ma otsustasin, ma tunnetasin läbi ja let's go. Nüüd värav 20-ga, ma ei tea, mul on nagu alati kaks asja, mis meenuvad, on Eckhart Tolle ja tempel. Et värav 20 on tegelikult hästi püha energia ja sa saad ja suudad tegelikult ka teised inimesed kohale tuua. Ja nüüd sõltuvalt sellest, et milline kanal sul aktiveerub või mis sul selles jadas veel on, et sa mõjud tegelikult hästi inspireerivalt, hästi äratavalt ka teistele. Ja siin on nüüd väga palju erinevaid
ühendusi ja kui sa annad märku ja kui see teema sind huvitab, siis ma võin mingi hetk võib-olla lähemalt rääkida ka nendest kanalitest ja nendest ühendustest. Aga mis võib-olla oleks praegu selline hästi oluline sulle veel Värav 20 võtmes kõlama jätta, siis muutus on osa elust. Ja sa tead seda. Ja tegelikult mida rohkem sa ärkad enda sellisele olemuslikule osale, mida rohkem sa kuulad ennast, kuulad oma keha, kuulad oma hinge ja oma vaimu, seda rohkem saad sa tegelikult hakata kuulama, sa lood ühenduse kõigega, mis on sinu ümber. Ja selles ühenduses, I-Chingis on see nii äge heksagramm, see maa ja kerge tuul, ehk siis tegelikult sul on võimalik püsida hästi maandatult 2 jalaga maas. See on selline templi energia, on ju. Ja siis lasta sellel kergel tuulehiilil kanda sinuni kõik selle, mida sul on vaja, mida on sul vaja teada, mida on sul vaja kuulda ja märgata. See on selline, ma ütleksin, et Värav 20 on seotud sellise elu tõeliselt sügavalt kogemisega. Erakordselt ilus energia ja ma ei ole üldse ükskõikne Värav 20 suhtes, tegemist on minu spliti väravaga. Ehk siis, kui minu kaardis oleks 20 värav aktiivne, siis oleksin ka mina manifesteeriv generaator ja lisaks sellele siis minu definitsioon oleks single. Nüüd Värav 20, elu pühaduse austamine, ühendus, elu tõeliselt sügavalt kogemine, see selline täiel rinnal elamine. Ja paratamatult, kui me räägime nüüd selliselt sügavalt, tõeliselt, kogemuslikult elatud elust, siis me ei saa kuidagi moodi mainimata jätta seda varju poolt. Ehk siis pealiskaudsust. Ja ma usun, et sa oled selle pealiskaudsusega kokku puutunud nii enda kui ka teiste inimeste puhul. Et pakend on nagu justkui ilus, et teisel inimesel tundub olevat justkui nagu selline hästi täiuslik elu. Ma ütleksin, et võib-olla me kõige rohkem näeme seda tänapäeval sotsiaalmeedias, et kuidagi inimesed, kelle elu on pildi peal nagu nii suurepärane, aga isegi sellest pildist on kuidagi nagu tunda, et seal ei ole seda päris energiat. Ja võt sina 20. väravaga oled võimeline väga selgelt eristama, kus on tegelikult see elus energia sees ja kus on lihtsalt ilus pakend. Ja sama puudutab tegelikult ka sõnu, et kus nagu sõnad on öeldud lihtsalt, inimene ütleb väga õigeid sõnu, aga seal taustal ei ole seda tuksuvat, elavat energiat. Ja see tegelikult puudutab kõike. Ja see, mida sina 20. väravaga, eriti kui sul näiteks 2010 on, et sa saad tegelikult aidata, päästada, inspireerida teist inimest üles ärkama. Nii-öelda ärkama ka sellele elusale elule. Tooma rohkem seda sisu ja energiat kohale. Et Värav 20 ja siuke ilu kogemine, see on siuke 20-57 ühendus. See on see, kuidas mina parimal juhul kõige rohkem alati Värav 20 transiiti tajun, et ma nagu kuidagi tunnen ja näen seda ilu ja see ei ole üldse nagu nägemine silmade tasandil, vaid nagu selline ilu tundmine. Ja mul on nagu viimased päevad juba nagu lihtsalt nii lugematu hulk kordi vaadanud, ma ei tea, mingisuguseid lillekesi ja linnukesi ja värke ja nagu ma tunnen seda ja see täidab ja toidab mu hinge. Värav 20, ka tegelikult kogeda ja nautida, ka ilu kogeda ja näiteks head rooga nautida on sul võimalik ainult hetkes, ei enne ega pärast. Nüüd varjupoole pealiskaudsus, ehk siis enda elust ja loodusest eraldamine ja tavaliselt on siin nagu 2 varianti. Kas siis nagu teatud mõttes justkui siuke nagu eemal olemus, hästi tihti või kõige lihtsam viis, kuidas eemalduda elust, eemalduda inimsuhetest ja ka kõigist võimalustest, mida elu pakub, on ikkagi elada oma enda peas. Elada pidevas homses. Raisata neid üliväärtuslikke hetki, millest tegelikult elu koosneb. Ja raisata ka neid võimalusi, mis on kätte saadavad ainult siin ja praegu. Rääkida endale pidevalt lugusid, et võt siis kui. Ja lihtsalt kogu aeg lükata kõrvale kõike seda, mida elu pakub. Ja teine variant, mis on erakordselt trendikas ja mida ühiskond väga-väga tugevalt soosib, on pidevalt hõivatud olemine. Igasuguste asjade tegemine lihtsalt selleks, et oleks midagi teha, sest et üks tubli inimene ometigi peab olema ju hõivatud ja otse loomulikult pidevalt hõivatud olemisel on ka oma hüved.
see peab vaatama ka ebamugavatesse kohtadesse, on ju. Et reaktiivse varju poole pealt me leiamegi hästi palju reageerimist, mis on tegelikult ka 20-30-4 ju. Üks selle kanali nimetustest ongi hõivatuse kanal. Ja siin on ülisuur erinevus, kas sa oled lihtsalt kogu aeg hõivatud, valdavalt sellega, et raisata energiat ja tekitada oma tegudega ja tegemata jätmistega mingisuguseid tagajärgi ja siis omakorda jällegi neid lappida. Ehk siis sisuliselt sa muud ei tee, kui ainult käid ja lihtsalt nagu süütad kusagil keset, ma ei tea, kuivanud metsa küünlaid selleks, et siis kogu aeg kustutada hiljem tulekahjusid. Või siis see kogu aeg jätab mingid asjad tegemata selleks, et pärast oleks siuke nagu mingisugune korralik jama, mida lahendada. Et selline reaktiivsus. Ja siin võib ka transiidi ajal, nagu ma mainisin, on ju, võib seda reaktiivsust olla tavapärasest rohkem. Ja värav 34 on erakordselt vägivaldne enda varju pooles. Siin siuke teine inimene muutub ohuks ja see tõmbab hästi pingesse. Ja kui parimal juhul värav 20 on hästi lõõgastunud, hästi vastuvõtlik energia. Sest ega sa ei saa päriselt kuulata ega tajuda, kui sa oled pinges, kui sa tunned potentsiaalset ohtu või kui sa ka tegelikult mõtled sellele, mida vastata või mõtled homse peale või tuleviku peale või selle peale, mida sa hiljem toidupoest ostad. Et värav 34 tõmbab hästi pingesse ja siin on valdavalt siuke võitle või põgene. Värav 34 naljalt ei tardu, siin on ikkagi nagu võitle või põgene. Ja nii kui miski vajutab mingile nupule, siis tuleb kohe nagu kas võidelda või põgeneda ja värav 34 kipub siiski enamalt võitlema. Siuke näitan koha kätte, et teen ära lataki kohe suurema jõuga vastu. Ja eriti kui sul muidu 34 ei ole aktiivne, siis siin võib see siuke enda jõu ja väe tunnetus olla teinekord täiesti paigast ära. Et kohas, kus võib-olla tasuks lihtsalt öelda ei, siis võib nagu tohutu jõuga peale lennata. Ja samas mingis kohas, kus oleks vaja nagu rakendada jõudu, olla kiire, olla tabav, siis sa võid nagu hästi aeglane olla. Et igal juhul reaktiivne varju poole pidevalt hõivatud olemine ja kui sa praegu kuuled seda 20. värava transiidi ajal, siis ma väga-väga soovitan. Tee praegu see teadlik paus. Vaata üle, millega sa hõivatud oled. Mis sa oled oma ellu kokku kuhjanud ja kokku ahnitsenud? Ja kas on äkki aeg kusagilt nüüd oma tähelepanu energia ära võtta? Äkki on aeg hakata tegema mingeid teadlikumaid valikuid? Kas sa valiksid neid samu asju uuesti? Kas sa valiksid neid siis, kui sa valiksid selgusega ja tegutseksid teadlikkusega? Teha ei ole vaja palju. On vaja teha õigeid asju, täpselt, kiirelt ja tabavalt. Ja võt see on see tarkus siin. Ja enne kõike, mis vast on kõige olulisem, on ikkagi see ühendus. Ühenduses olemine. Ühendus iseendaga, ühendus loodusega, kõige elavaga, teiste inimestega ja kõige sellega, mille elu sinuni kannab. Soovin sulle täiega ilusat kulgemist 20. värava energiates ja ägedat kohalolu, rohkem kohal olemist. Sulle siis, kui sul on see aktivatsioon ja teha, et sa võid mõjuda teistele inimestele erakordselt maandavalt. Pelgalt lihtsalt seetõttu, et sa oled ruumis. Minu meelest on see üks parimaid selliseid meditatsiooniõpetajate aktivatsioone. Ja muidugi teinekord võid see olla lihtsalt väga väestav ja väga jõuline, aga tegelikult sisemises harmoonias sa saad aidata ka teisel inimesel jõuda kohale, jõuda sellesse elu pühadusse, ühendusse iseendaga. Ja kui nüüd värav 20 on sinu jaoks oluline aktivatsioon või on sul mingisuguse muid olulisi aktivatsioone selles jadas. Või kui sa tegelikult siis kuuled ka seda videot 20. värava transiidis, ja ma täiega loodan, et kuuled, siis vaata allapoole, ma panen sulle sinna posu erinevaid linke, kust sa võid saada sellist olulist põnevat lisalugemist, sealhulgas, kus sa võid ka nagu oluliselt pikemalt sukelduda värav 20 valguse varju poolde olemusse. Ja ma olen täiega tänulik, kui sa jätad ka mingisuguse märgi siia alla, et ta annab märku, kas kuidagi midagi kõnetas sind, resoneerus sinuga, et siis ma tean ka, kas tulevikus on mõtet seda laadi jagamisi edasi teha või on mõtet neid edasi teha. Igal juhul täiega aitäh sulle ja ägedat kulgemist peatsete kohtumisteni.